videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luisk ja see siin on Vabaduse hääl. Saade järjekorra numbriga 106. Valimised on möödas, natuke vahtu veel on pinnal, varsti settib ära ja siis on täiesti klaar, kõik läheb vanaviisi edasi. Natuke teistes värvides kohati, aga sisuline pool on see, et Delfi küll kirjutas juhtkirjas, et võim sai rahvalt lõua haagi. Essigi ta sai. Midagi ei muutunud tegelikult. Hästi huvitav oli see, et kui ma käisin mõned korrad väljas, et inimestega vahetult suhelda, siis üks naisterahvas kõndis mööda ja ütleski, midagi ei muutu. Ja ma ei saanud päris täpselt aru, kas ta nagu nõuab, et midagi ei muutuks või see on talle nagu murekoht. Aga igatahes ta ütles, midagi ei muutu. Nüüd ma võin ka öelda, et näod vahetusid, aga tõesti, et midagi muutus, seda tunnet mul ei ole. Nii palju muutus, et mind enam Võru linna volikogus ei ole. 4 aastat sai oldud. Ja selline, kuidas ma ütlen, valimistega seoses see maadlus on peetud ja nüüd järgnes siis maadlus võib vist öelda oma egoga, sest et miskit kuskilt nii häiris, oli nii vastik. Ja siis ma jõudsin sinna kohta, et aga päriselt minu ego teadvus on üsna selline kasassat, et see naljalt minust, sellest minu jaoks normaalsest ja kandvast teadvusest kõrgemale ei tõuse. Ja siis ma mõistsin, mis mind päriselt häirib, on see, et kõik see asi toimub avalikult. Umbes 1,5 aastat tagasi, nüüd vist juba 2 aastat. Oli mul selline kaotus, mis oligi minu jaoks niimoodi silmest must, maailma lõpp. Ja see oli kuidagi lihtsam, sest see oli isiklik. Nüüd mõtled, mida teised mõtlevad. Ja siis on see kuidagi ebamugav, mis nad õige mõtlevad. Õnneks ma olen saanud terve portsu ilusaid, südamlikke, toetavaid kirju, kus öeldakse, ei ole midagi. Ja siis ma mõtlen, et tegelikult ei ole ja ma siis endas kõik need emotsioonid, mis esile tulid, ega need ebakindlused ja enda siis nagu väiksemaks pidamised, kõik need asjad, alati on mingi juur ju. See ei ole niimoodi, et äkitselt minust tuleb see tunne. Ei, seal on mingi eellugu, mingid situatsioonid, mis on olnud ja mingid asjad, millest ma olen mööda pannud nii, et ma ei ole saanud ära lahendada, lahustada. Ja siis järjest tulid esile, et kus nende esile tulevate mõtete tunnete juured on ja siis asjaga tegeletud, ehk siis hästi palju enda sisemist tööd. Ja mis lõpuks pinnale jäi, mis häirib. See, et minust 11 inimest, kes istuvad nüüd volikogus, 11 inimest said minust vähem hääli ja nad istuvad seal. Sest kvoot ületati, nimekirjad olid pikad, et kvoot täis tuleks kenasti. Meil oli ainult 4 naist nimekirjas ja ei tulnud see kvoot täis. Natuke on see tunne, kõigi muude emotsioonide seas oli see, et küll ma teile näitan, selline tunne oli, küll ma teile näitan, et inimesed tulevad poliitikas ja küll me teile näitame. Ja siis läks natuke nässu. Ja kõigi nende seedimiste käigus, mis andis mulle rahu, oli see, et ma ei müünud ennast maha. Ma ei läinud lihtsam vastupanu teed, ma ei läinud teise erakonna ridadesse, kus oleks garanteeritud nende häältega sisse saamine. Ja kõik see, et kõik on organiseeritud sinu eest, sa ei pea esitama mingid avaliku koosoleku taotlusi, ei pea mingeid kirjavahetusi pidama, lihtsalt lähed sinna, kuhu öeldakse, et mine ja siis ole oma näokesega seal. Et selles plaanis ma valisin raskema tee ja see annab mulle rahu, et ma ei läinud lihtsama vastupanu teed. Kas see oli nüüd kogu seda tulemust väärt? Siin ongi see koht, et mida ma sellest olukorrast võtan. Inglise keeles öeldakse, et sometimes lose, always win, et mõnikord kaotada, aga püüad alati võita. Ja siis ma mõtlesin, et aga ma võidan selle, kuidas ma sellest välja tulen. Ja see ei ole niimoodi, et tegelikult on kõik hästi ja siis ma muudkui korrutan endale, tegelikult on kõik hästi, sest et ma olen ikka Kertu edasi ja kõik on väga hästi. Vaid et päriselt kõik, mis minust esile tuleb, kuidas ma selle läbi protsessin,
kuidas ma tulen toime sellega, et need, kes on siis need kertuvihkajad nüüd rõõmustavad, et see nende rõõm ajab mind närvi. Ja siis ma võtsingi, et ma võtan selle siukse vaimse teekonna osana nüüd. Et jah, ma ei saanud kohta kätte näidata. Kuigi jah, 11 inimest said ju minust vähem hääli, kes volikokku said sellegi poolest. Ja siis ma jõudsingi sinna, et ma olen selle 4 aasta jooksul olnud kuskil, ma ise tunnen, et muda liigas asju ajamas. Ja see on jätnud oma jälje, sest ma tunnen, et minus on kogunenud nii palju viha. No kas või see, et ma mitu korda proovisin läbi suruda, et volikogu istungid oleksid videosilla vahendusel rahval näha, et vaadake, kuidas teie esindajad valivad, kas te siis ka neile oma hääle annaksite või nende parteile. Näiteks, kes hääletavad maamaksu poolt või vastu? Küsige poliitikute käest, et isegi need nii-öelda teie meelsed ja inimeste ja rahva heaks, nad hääletavad ikka maamaksu tõusu poolt. Ja te ei teagi seda, sest volikogu istungeid te ei näe, kes kuidas hääletab. Ja minus oli nii palju viha kogunenud, et nüüd ma olen luuleviilmat lugenud vahepeal ja seal ta tõi välja, et viha see põhjustab nahaprobleeme ja mina olin siuke, et see on sellepärast ja see on sellepärast. Ja siis, kui mul käisin viilmaad, siis ma sain aru, et jaa, on põhjused, aga siis on ka see selline nähtamatu maailm, mis põhjustab mingeid signaale. Ja siis ma tundsin, et see puhkus praegu on väga hea omal ajal ja need inimesed, kes mulle oma hääled usaldasid, need hääled ei lähe raisku, sest ma tunnen, et need hääled on ikka minuga, sest et see kuidagi ja miks mul oli ka raske minna iseendasse niimoodi teemade lahustamisse, sest ma tundsin, et ma ei ole üksinda. Ma tundsin, et väga palju inimesi on minuga koos mingil kummalisel tasandil, et need inimesed, kes mind usaldasid, oma hääle mulle andsid, siis ma tunnen, et mul on ikkagi vaja neid ju esindada. Ja ma isegi oma postituses ütlesin, et ärge muretsege, et te ju teate mind. Ma ei jää niisama passima ja kuna ma tean, mis siin toimub, see, kuidas asjad on läbi põimunud ja kui võimatult on asjad läbi põimunud. Ja ma arvan, et oma jagu hääli jäi mul saamata sellepärast, et siin linnas lihtsalt ongi see korruptsioonivõrgustik nii suur ja kuna mina olen korduvalt seda esile toonud. Lõunesti Postimees saatis 5 küsimust, ma vastasin ja muuseas ma ütlesin ka, et see korruptsioonivõrgustik, et see on nii tugev siin, et sellega peaks tegelema, nagu onupojapoliitika, seda sõna kasutasin ja siis ütlesin ka, et kulutatakse nii palju, sest 10 künega hoitakse võimust kinni ja suurte kulutustega püütakse näidata ennast võimekamatena, kui tegelikult ollakse. Aga eelarveliselt on see paras sigadus. Ma ei ole saanud seda ise lugeda, sest ma põhimõtteliselt ei maksa nendele väljaannetele. Ja ajale ostmise käin ka Ilda peale ja raamatukokku ei ole veel jõudnud. Nii et nüüd päris natuke huvitab, kuidas see kirja sai sinna lõpuks. Igastahes tulen tagasi oma mõtte juurde mudaliiga. See, mis võtteid kasutatakse valimiste aegu, kui poliitikud muidu on sellist, et paar aastat ära istuvad, lähevad kuidagi elu kaugeks ja selliseks võimuneljaseks, elus nagu muud rõõmu polekski. Ja valimiste aegu see kõik läheb, ma ei teagi, mitmekordselt aktiveerub see selline mingi imelik asi, mis inimeste sees on. Ja mul andis ka rahu see, et ma ei läinud sellega kaasa. Ma ei pidanud kedagi laimama, ma ei pidanud kedagi manguma, et ole hea, kiida mind, ole hea, ütle teistele ka, et nad mind valiks. Ma ei pidanud käima inimestel ukse taha. Ma ei pidanud, mida kõike siin veel tehti. Ja, ma ei pidanud valetama, ma ei pidanud andma alusetuid lubadusi. See meie programm, mis sai kirja pandud, see oli väga realistlik. Ja kui see ei ole see, mis inimeste peale läheb, siis võiks öelda, et mis seal ikka. Aga kurvaks teeb see, et paljud inimesed ongi lihtsalt niivõrd siirad, et kui poliitik tuleb ja oma poliitvõtetega sulle maad ilmad kokku lubab või valetab, kedagi mustab, siis sa ei kujuta ettegi, kui võimelised need tegelased on selles sfääris. Neil ei ole südametunnistust, neil ei ole kehv magama minna ja ma kahtlustan, et seal on mängus alkohol, legaalsed või illegaalsed rahustid ja nii see mäng käib. Ja näiteks siin oli ka näited valedest ja võtetest. Inetu võte, endine linnapea esitab inimesele küsimusi turuväravas, kelle sina valid, mis inimene ütleb, kelle tema valib. See on midagi nii isiklikku, sellist asja ei küsita. Ma ei küsi isegi headelt tuttavatelt, keda nemad valisid või plaanisid valida. Seda lihtsalt ei tehta. Aga just tema järjest esitab inimestele küsimust, keda sina valid, et siis öelda, mille poolest see inimene ei ole hea variant. Selline võte.
Siukest lausvaletamist, kuidas näiteks Waldorf lasteaed on Võru linnal plaanis. Pärast küsisin, et on ka selline plaan, öeldi, et see on küll päris hea plaan. Esimese hooga nädal aega ei vastatud, siis ma küsisin uuesti, et kas on raske küsimus. See on küll hea plaan, aga see, et inimesel oli öeldud, et jaa, tuleb, teisejärguline. Ja siis ma mingit ütlesin ka, et kuule, ma hakkagi salvestama. Teate ise muidu pärast lolli olukord, et ütlete, et lubas ju ja tema ütleb, mis sa endale ette kujutad. Ka sellist fraasi kasutati, kui inimene siis pani fakti ette, et kuulge, nii ja nii oli, mis sa kujutad endale ette. Ja siis ma mõtlen, et see on nagu nii ebainimlik. Ja sellesse poliitmängu pressivadki need inimesed, kes on oma inimlikkuse minetanud, mis on nagu häiriv faktor, inimlikkus. See on nõrkus. Edukad inimesed inimlikkust ei kasuta, ei kanna kaasas, see segab. Ja meil on siis rahvast esindamas need kõik see ebainimlikumad. On erandeid. Jah, on erandeid. Aga neid erandeid on paganama vähe. Ja minu selline väike lootuskiirekene, äkki selle 4 aastaga inimesed nii palju saavad aru rohkem, et astuvadki poliitikale lähemale, sest vabatahtlikult need poliitkarjeristid, kelle jaoks mina olen see, ta ei saagi lahti lasta sellest, kes ta on läbi selle poliitkarjääri, sest kes ma siis muidu olen, on ju. Ja siis nad hoiavad 10 küünega kinni, mis tahes vahenditega, valed, kinnimätsimised, korruptsioon, kõik kõlbab, et saavutada eesmärk olla keegi. Ja selles plaanis on see, natuke kurb, aga mis sa tiid. Ja igasugu asju, mis minus esile tuli, et kust maalt jookseb häälte ostmine, et kui inimesele antakse midagi ja valik õigesti, siis ma ei tea. Kas see on häälte ostmine? Et kui sa pudelit viina ei anna või 50 eurost, et siis vahet ei ole, mis manti sa jagad. Vist ei tohiks nii olla või oleneb, kes teeb. Ja kui nüüd võtta, et inimesed, kes on Riigikogu palga ja vaba ajaga, ja siis kõrval on kamp naisi, kes lihtsalt laste ja töö kõrvalt üritavad minna esindama seda, mis on normaalne, mis on inimlik. Ilmselgelt me ei asu samal tasemel nii ajalises võimekuses kui rahalises võimekuses ja pluss see, et meil puudub see soon nui 4 üle laipade, valede ja igasugu mähkimistega lihtsalt võiduni välja. Võim peab püsima pihus. Ja hästi nagu armsaid asju oli ka siin. Ma räägin koledatest asjadest veel. Siin oli näide, kuidas üks viimaseid volikogu istungeid linn pani müüki. Volikogu otsustas maha müüa linna sotskortereid, sest linnal pole vaja. Nii, kui oleks volikogu istungid avalikult, rahvas teaks, et oli niimoodi. Ja siis üks meesterahvas kirjutas mulle, et tal on täitsa häda, et tal on vaja eluaset, aga ta on kehvas kohas omadega elus hetkel ja ainuke variant on nöörimaa. Ta ütles narkomaanide, alkohoolikute juurde, et see on ainuke variant, et linnal polevat pindasid. Ma ütlesin, mis mõttes ei ole pindasid, et neid on üle. Neid ei ole vaja, neid on lihtsalt nii palju, et pandi hiljaegu müüki jälle mõned. Ja siis, kui ta läks Kagukeskuse juurde nendele sammustele ütlema, et kuulge, et teil on ju tegelikult neid pindist mulle valetati, siis talle ähvardati politsei kutsuda. Nii et volikogu istungid avalikuks, ma ei tea praegu veel, kes saab volikogu esimeheks. Ja igatahes see, kes oli, reformar, tema oli täiesti vastu, polevat raha. Ja siis tehakse meile linna kool, mis pole isegi kool. Vana muinsuskaitsealune maja muudetakse mingiks kummaliseks nähtuseks, mingi must kuubik tehakse sinna külge, sest moodne ja kõik sükst imelikult võtad ja kus juures see sama arenduskeskuste teema, mis minu jaoks on natuke nagu varivalitsuse asi, siis nemad olid ka osa sellest koodikooli sigadust, see ei ole kool ja seal on ka rahaliselt sellised niidistikud, mis reedavad, et see asi ei ole hea, see ei ole hariduse nimel. Meil ei ole linnas lastel võimalik isegi gümnaasiumis käia kõigil koha peal siin kodu läheduses ja me teeme mingit koodikooli, sest koodid on tulevik. Võtaks äkki nagu jõukohasemalt. Aga ei, mida sina ka Kertu tead, sul ei ole ju kõrgharidust, sa ei ole edumeelne inimene. Tead, kartke neid edumeelseid inimesi, kes nagu nui 4 peab edukas olema, üle laipade, mis iganes vahenditega, sest edu. Meid peaksid esindama need inimesed, kelle jaoks see kõige baasim printsiip on inimlikkus, inimväärne elu, loomulik elu. Ja mis puudutab siin seda, et sündivus on sääne-määne, on ju, siis ehitame uue lasteaias, siis ütleme,
noortele peredele, et lasteaed ja vanuritele varsti saate vanadekodu, sest lapsi ei sünni peale, mõlemalt poolt hääli on ju. Et ei ole nagu väga hea koht, kus olla. Ja mõtlesin nüüd, kui ma ei ole enam poliitikas niimoodi sees, et äkki nüüd Võru linnaleht lubab mul ühe artiklikese avaldada. Et äkki nüüd ma ei ole enam ohtlik. Siis mõtlesin, ma kirjutaks valmis, siis pakun neile. Ja olekski sündivuse teemal, mis minu silmis on lahendused. Ja vaatame, äkki läheb läbi. Väga kahtlen, sest nad teavad mind. Ma 4 aastat puhkan ja tulen tagasi. Okei, nali, midagi ei ole otsustatud. Ma lihtsalt tean, et nad ka jälgivad seda saadet, et tahtsin natuke ei tule, nagu tule. Ja mul üks tuttav, kes oli ka hädas selle samuse korruptsioonijandiga, kuidas asju kinni metsitakse. Ta käis ühel istungil kaasa, siis ta ütles ka, et nii kui mina kätt tõstsin, siis toolid hakkasid nihelema. Et ma saan nüüd nii uhke olla, et ma olen nii ebameeldiv inimene. Üks sõbranna kirjutas, et Kertu, et sa said nii palju hääli, et ma viin ise sulle sinna tooli kohale, et sa pead seal olema, aga seal saab tegelikult minna ka niimoodi, sul ei ole hääleõigust. Aga mina ikkagi seisen selle eest, et inimesed saaksid kõik ise teada, mis seal volikogus, kes kuidas otsustav hääletab. See oleks nagu see, mis kannaks, mitte see, et mina nagu totu jällegi 4 aastat seal maid jagama ja siis püüan teile rääkida ja te lähete poliitiku käest küsima, et kuule, Kertu ütles, et sa hääletasid maamaksu poolt, on ka nii, ja siis ei ole. Ja on sul mahtis minna uurima, sa isegi arva, et keegi võiks sul niimoodi silma sisse lihtsalt valetada. Ja numbritest veel, et kui ma kaotan endast paremale, siis ma kummardan. Nii on. Sa olid minust parem, ma aktsepteerin, ma püüan ise paremini. Aga meil on see kvootide teema, bla 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 on ju. Ja siis ma tunnengi, et aga kui need, kes ei kanna nii paljude inimeste väärtusi, istuvad seal ja teevad nii, nagu ees öeldakse, kuidas hääletama peab, siis see riivab tegelikult. Ma tunnen, et see ei ole õiglane. Nii. Elekter läks ära. Eks ta varsti tuleb tagasi. Üleval käib remont, ilmselt miskit natuke pingutati üle. Ja ma siis räägin niimoodi pimedamas. Ja numbritest veel. Mina sain alguses ainult 4 häält rohkem kui volikogu esimees. Praegune istuv esimees, nüüd ta enam ei istu. Ja see on Reformierakonna siis esinumber piirkonnas, mis on ka minu arust nagu päris märgiline. Ja siis hiljem arvutati ümber ja siis ma sain ikkagi 4 häält vähem kui tema. Ja tema nimekirjas oli 17 inimest, meil ainult 4. Ja see siis aitaski tal sinna sisse saada, sest need ülejäänud olid seal tähtsamatel kohtadel inimesed. Ja see teebki selle matemaatika natuke keerulisemaks, et siin on selline matemaatika ja varimatemaatika ehk siis see samune kvoodindus. Ja minu tunne on see, et need hääled on siis ikkagi minuga ja eks ma siis esindan neid inimesi lihtsalt muudel moodustel ja korraks siin isegi mõtlema tapikene, et kui ma niikuinii oleks üksinda jälle see hüüdihääl kõrbes olnud volikogus, siis mis seal ikka, ma siis leian mingid muud moodused, kuidas inimeste eest seista need kirjad, mis mulle saadeti. Kui keegi jälle hääletas minu poolt, kirjutas tänas, ütles, miks ta hääletas. Hea tunne oli, see tunne kannab, pluss need kirjad, mis tulid siis tulemuste järgselt. Ja üks kiri, kusjuures oli veel selline, et inimene tahtis pildistaski, et ta andis oma hääle mulle, sedelit pildistas, tal kästi see ära kustutada. Siis ma mõtlesin, kuramus küll, et need sedelikastid on nii suure avaga, nädal aega hääletatakse. Asi seal vahepeal natuke korrigeerida, nii nagu vaja. Meil on e-hääled, hea küll, aga see nädal aega hääletamist ei ole ka minu jaoks päris usaldusväärne. Ja asi siis vahepeal sealt tšiki-priki teha. Ja siis ütleks, et inimesed, aga pildistage kõik. Kõigil on nüüd ju telefonid fotokad taskus. See ka ei saa toimida, sest et pildistada väidetavalt siis ei tohi. Võib-olla tõesti ei tohi, mina küll enda sedelit pildistasin, keegi ei tulnud midagi ütlema. Et sellised nagu ebamugavad momendid, mille peale ma mõtlen, et kas on üldse lahendusi, et selles samuses kupatuses neid asju saaks korda teha ja panna
kuidagi loomulikumalt ja õiglasemalt toimima. Nii, aga jätkan numbrite teemal. See troonikupli mees sai 46 sedelhäält, 135 e-häält ja ma ei kujuta ettegi, kas need 46 inimest siis, kes päriselt siiralt oma sedelhääled andsid, ootavad nüüd seda kuplit ja mõtlevad, et kuram, et teised ei hääletanud poolt, me ei saagi troonikuplit. Või siis ma ei tea, kust need hääled tulid. Ja arvestada ka, et kuidas me olekski saanud mingi super tulemuse teha. Meil ei olnud ajalehe reklaami, millest me räägime, mõndadel erakondadel oli lausa oma ajalehed rääkimata Võru linnast, millel on oma Võru linnaleht, kus siis ainult koalitsioon saab ennast kiita ja opositsioon vaadaku ise, kus saab olulist infot jagada. Et selles plaanis arvestades, kui rahulikult me seda võtsime, käisime turu peal 3 nädalavatust väljas, Kagukeskuses 2 tiiru, et inimestega vahetult suheldagi. Ei olnud seda, et hüppad ligi ja kukud vadistama, vaid inimesed mööda minnes, et kui oli see kontakt, siis oli. Ja mingit sellist paanilist asja ei toimunud, sest ma tundsin ka, et ma ei saa ennast maha müüa, ma ei saa minna iseendaga vastuollu, sest siis see võit ei oleks minu jaoks ka see tunne. Ma tahtsin, et see toimuks võimalikult orgaaniliselt. Ja on nagu on, ehk siis selles plaanis puhkan ei pea igakuiselt siis maid jagama sellega, et ma lihtsalt pean endas viha alla suruma, sest see, kuidas seal ees taieldakse ja musta valgeks räägitakse, see lihtsalt minu jaoks on kuidagi see maailm, kus selleks, et seal toimida, mul on tunne, et pead ise natuke samasuguseks muutuma ja ma ei soovi seda, sest ma tahan minna õhtuti magama orgaaniliselt, mitte nii, et mul on vaja mingeid uinuteid selleks, et tukk peale tuleks. Ja huvitav pealkiri oli ka Martin Ehala. Liiga suur osa ühiskonnast on kaotanud usalduse oma riigi vastu. Ja seal juures on foto, millel on pealkiri Mati Hindist, kus on foto Mati Hindist ja pealkiri on Mati Hindil ei olnud illusioone nõukogude tegelikkuse osas. Ja mingis plaanis oleme jõudnud ka omadega mingisse nõukogude liidu aegsesse olukorda, kuna mina tolle ajal elanud, ma ei tea nii spetsiifiliselt neid erinevusi, aga paljud on öelnud, et see on hullem kui nõukogude aeg, osad on lihtsalt öelnud, et see ongi nõukogude aeg, mis meil täna on, lihtsalt teistsugused võtted on. Minu arust see on niisugune orjanduslik kord, sest et sa töötad lihtsalt nii palju, et sul oleks katus pea kohal ja kõht täis. Mingit kvaliteeti elus või kuidagi sellist vaimset arengut või enese toitmist mingil kvaliteetsemal tasandil, kui lihtsalt kõht täis ja tuba soe. Selleks ruumi sa pead siis natuke nutikam olema. Ja miks ma näiteks ei ostnud ajalehe reklaami, oli ka see lihtne põhjus, et mul justkui isegi oli korraks raha ja siis ma panin endal Pesamuna Montessori lastehoidu, kus 1 tund maksab 5 eurot. Ja see oli selline lisakulu, millega ma ei olnud arvestanud. Ja mul oleks siis olnud variant, et ma ei pane teda sinna ja saan ajale reklaami teha, aga minus käis kuidagi siuke vastik tunne, et ma ei taha kuskilt laenama hakata selle kampaania jaoks. Ja siis ma lihtsalt mõtlesin, et küll mingi jõud hoiab, sest ma tunnen, et ma teen õige otsuse praegu, kui ma niimoodi lähen seda teed, mis on nagu minu arust õigem. Ehk siis ma valisin kvaliteedi oma lapse hariduse osas. Ja see 5 eurot tundub nagu hästi kallis, aga tõesti, see kvaliteet on seal selline, et oleks ma varem nii tark olnud, et seda otsust teha, siis ma tänaseks oleks juba väga-väga palju raha kulutanud, aga mul ei oleks sellest rahast kahju. Ja see, et ma siis nüüd kuidagi jäin mingist suurest mammonast ilma. Volikogu töö tähendab 24 eurot kuus. Jah, seal saab suupisteid ka, aga ma olen seal vist kokku. Jah, ma olengi seal 1 koogitüki söönud, sest mul alati seest nii keerab sellest, mis seal õhus on. Mul lihtsalt pole söögiisu. Ma tulen koju ja mul ei ole siis ka söögiisu. Nii et ma ei ole nagu rahaliselt midagi kaotanud. Ja lihtsalt kaotasin ühe võimaluse, kus siis neile natuke peegeldada seda, mida nad teevad. Ja oligi huvitav situatsioon, kus üks koalitsiooni liige, kui oli see järjekordade loosimine, ütles, et mis sa küsid seal küsimusi, ta ei olnud seda mulle, et ütles ühele teisele inimesele, et mis sa küsid küsimusi, mille vastuseid tead. Siis ma kõrvalt ütlesin, et aga kui vastaja vastab suuliselt, siis võib-olla see paneb teda ennast ka kaasa mõtlema, mis minu arust nagu võib-olla mõnel puhul võiks isegi abiks olla, et hakkad mõtlema, millega tegeled. Ja nii on.
on inimesi, kes julgevad öelda, et kuulge, see ei ole normaalne ja siis teatatakse, et valetab, desinformatsioon, riigivastane, õõnestab, bla, 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 bla. Vot. Ja mis siin veel? See oli huvitav situatsioon, et esmaspäeval lendasid siis NATO masinad üle peade, mitte madalamal kui 152 meetrit ehk 500 jalga, sest jalg kui mõõtühik on meil okupeeritud alal ka juba teema. Ülehelikiirusel lendamisega võib kaasneda lööklaine ja ülehelipauk, mis sarnaneb suurtükilasu või plahvatusega. Ja siis inimesed küsisid, et mille jaoks üle elumajade, üle talude, et see ei ole normaalne. Aga see, kui see ikka mütakas kehast läbi käib, siis on tunne, et kaitstud oled ja siis on suurem tahe, tekib see maksetahe. See raha ikkagi kulutatakse mingitele masinatele ja paukudele. Järelikult seda kõike ei kanditagi ära. Aga ma meenutan seda ühte varasemas saates kõlanud natuke labast nalja. Paugutataksegi oimetuks. Ja kui päris asjaks peaks minema, siis vist ei tahagi nii väga enam. Ja siis oligi üks inimene kirjutas mulle, et et mis paugud need on, et sotsid tähistavad võitu ja mis on nagu naljakas natuke, aga tegelikult ei ole ka naljakas, sest et neid, kes seisaks selle rumaluse vastu, mis meil toimub kaitsevõime tähe all, neid ei ole omavalitsustes. Ja ma imestan, kuidas inimesed suudavad tagasi valida neid, kes vahetavad selle meie siinse elu peenraha vastu. Ameerikas sellise baasi juures kõik Võru linna elanikud, kui me asuksime Ameerikas, oleksid ropult rikkad. Aga meile öeldakse 4 kilomeetrit, sa oled kaugemal kui 4 kilomeetrit, sa ei tohiks kohtusse pöördudagi. Aga kui meil pool Eestit põhjavesi siin tuksi keeratakse, ma ei tea, arvutage see rahasse. Vot nii. Ja mis siin veel huvitavat mainimisväärset? Üks meesterahvas tuli rääkima, et ta põhimõtteliselt ei ole valimas käinud. Lihtsalt pole tema teema. Ja siis eelmistel valimistel läks vaatama, tema on valinud. Üllatust, tegelikult olen tubli olnud enda teadmata. Ja siis üks naisterahvas kirjutas, kuidas tal tuttav e-valis, käis pabervalis, siis veel e-valis ja kõik korrad läks ilusti läbi. Ma ei tea, kuidas see asi lõpuks tasa arveldati, kas jäi üks hääl kehtima. Ma ei tea, minu arust see süsteem ikka täiega lunkab. Soovitan jälgida Märt Põderi postitusi. See ei ole usaldusväärne, mis meil toimub siin valimiste tähe all. Ja mulle tundub, et praegu toimus selline e-valimiste pesu mõnes mõttes, et oravatele ei köetud väga palju hääli otsa. Selleks, et meist tekiks see tunne, et aga nad ju ei petnud nii suurelt kui tookord. Ja siis Riigikogu valimiste aegu siis seda e-massina maagiat jälle pange tähele. Ja see, kuidas meil siis upitatakse nende alatute võtetega ette otsa inimesi, kes on sellised, et nagu purjus inimene tahab rooli minna, et aidake mind rooli, ma sõidan. Ja siis meil ongi omavalitsusjuhid sellist, et aidake mind sinna ja küll ma siis teen, nagu teil on vaja, et ma teeks. Sest tegelikult ma ei peaks seal olema, aga ma teen nii, nagu vaja on. Ehk siis küll ma sõidan, küll ma teen nii, nagu vaja, täiega kraavi, aga näete, ma sõitsin vähemalt. Ja ma soovitan vaadata mõned jupid Simpsonitest seda Mayor Quimbit ehk linnapea Quimbit. Ja siis mõelge, kui palju neid Quimbisid meil on Eesti peale, kes ongi lihtsalt, ma olen mitut sellist kohanud, sa vaatad ja see on raudselt mingi linnapea. Lastega käisime suvel ühel üritusel, siis ma ütlesin talle, need on seal poliitikud. Ja siis oligi niimoodi, et ja nüüd linnapea ja siis see tegelane. Ja nad läksid ette. Sa lihtsalt tunned ära see inimeste kehakeel ja olek, see reedab. See on mingi selline. Ja ma mõtlengi, et kas see on nagu inimloomuses või lihtsalt see poliitiline kultuur tänaseks on selline, et sa lähed sinna sisse ja sind määritakse nii rõvedalt selle nagu nukku, et sa lihtsalt jäädki niimoodi haisema ja käituma. Ma ei tea. Ja
ja nii, kas on midagi olulist veel? Ja ja nüüd inimesed, poliitikute etteaste on möödas, nemad on oma taidlemise ära taielnud, edasi nad täidavad ainult ülevalt poolt alla tulevat käsuliini, aga kui te tahate, et midagi läheks paremaks, siis nüüd on teie etteaste. Nüüd on teie tegutsemisperiood ja see periood on pikk. See on kuni järgmiste valimisteni, sest siis hakatakse jälle teile maadilmad kokku lubama ja ollakse väga aktiivsed ja kuulajad ja siis viimasel hetkel tehakse kõik vajalik ära või nii palju, kui annab punnitada ära teha. Praegu on teie aeg hakata survestama, suhelda, kontrollida seda, mida teile öeldakse, sest et valetada poliitikas, see on käkitegu. Pärast siis mähkida, kuidas, oi, kas tõesti ei olnudki nii või ma ometigi ju ei valetanud. Ja ainuke variant nendest padupoliitikutest lahti saada on see, kui te lihtsalt harjutategi ennast olema ühiskonna osa, et te ei lase asju lihtsalt läbi. Te pöördudegi poliitikute poole otse, helistate, kui teate, kus elab, lähete ukse taha, sest ukse taha tegelikult võib minna, kui sa ei lähe sinna mingi relva või ähvardusega, vaid lihtsalt, tere, nagu Mardisant, küsid. Ja see võib öelda, et kui ebaviisakas. Teate, see, mida meiega tehakse poliitika ja kohaliku poliitika tähe all, see on midagi väga mitte viisakat. See näeb välja viisakas, sest kõik on tere, lugupeetud ja hästi ja nii edasi, kenad sõnad ja siuke irved. Aga sisuline pool, see on üks hävitus, valitsus, hävitus omavalitsused ja nii see mäng lihtsalt käib. Kuni rahvas ei hakka endast seisma. Ja padupoliitikud sealt eestotsast, need karjääripoliitikud, nende tööriist inimesed nendes võrgustikes, nad ei kao mitte kuskile, kuni meie ei hakka survestama. Ja kui mina üksinda survestan, sellest on vähe kasu. Hea näide oli üks meesterahvast, kes rääkis oma Kolgata teest Võru linnaga. Kuidas ta ütles, et see, mis toimub Tammula järve peal, see ei ole õige, nii ei tohiks, see motospordi asi seal, veespordi asi. Ja lõpuks talle öeldi, et kalamehed tapavad kalu, aga need masinad seal, need ei tapa. Nii et kalamehed on probleem, mitte need masinad. Ja ta ei jätnud jonni, ta jantis nendega edasi. Ja mul oli nagu hea tunne kuulata teda. Vaatan vanem inimene, tervis on kõvasti räsida saanud, ta ütles, et mingi hetk, kui talle pakuti võimalust kokku saada, see oli küll Elektrilevi teemal, siis ta ütles, teate, et mul on tervis nii nõrk. Ei, see oli ikkagi see järve teemal, sest tal oli seal situatsioon, kus tema elu ähvardati, sest ta pildistas seda, mis järvel toimus ja talle öeldi, et sa upud siia samma ja ta kutsus politsei ja see politsei asus siis selle inimese poolele ja ta ütles, ta ei teinud sulle midagi. Ehk siis tema sai sellest sellise šoki, et tal tekkis mälulünk, aga ma ei hakka sellesse teemasse nii spetsiifiliselt minema. Ühesõnaga, ma kohtusin inimestega, kes juba viljeldavad seda vastutusele võtmist ja mitte niimoodi, et meil oleks päriselt võimu nende üle, aga põhjustada nii piisavalt ebamugavusi, et nad ei saaks nii ülbelt neid asju teha ja äkki aitame mingi hullema asja ära hoida. Võiks ju. Ja hästi meeldejääv kogemus oli ka see, et kuidas üks naisterahvas tuli laua äärde sõbrannaga koos ja ütles, mida te siis lubate? Ma ütlesin, et ei midagi erilist, et ainult võimete piires. Ja siis ta ütles, et jah, aga see Haugas, tema rääkis ainult NATO-st, ainult liitlased on talle olulised. Ja siis ma hakkasin rääkima, mida meie mille poolt meie oleme, mis meie arust on oluline. Ja siis mingit ta ütleb, kas te ei olegi Reformierakond? Ja siis ma ütlesin, et ei, et see ei ole kollane, see on kuldne siin laua peal. Ja siis me naersime mõlemad ja siis ma ütlesin talle, et aga see on imetlusväärne, kui viisakaks te jäite. Kui te olite nii pahased selle peale, mis juttu te pidite kuulma, te tulete siia, arvate, et me oleme ka need samused ja te räägite nii viisakalt, mina ei oleks suutnud. Ja see oli tõesti selline, et ma olin tükk aega veel sellest tundes, et milline enesekontroll, sest ma püüan ka ennast kontrollida, ma ei ropenda, ma ei räuska seal volikogus, kuigi vahest on siuke tunne, et lihtsalt läheksid, paneks tutakad pikid pead. Ma hoian ennast vaos. Aga mitte nii vaos kui see proua. Ja see oli kuidagi hea tunne. Ja
ja siin võib ju öelda, et valimised on üks petuvärk ja mulle on järjest inimesed öelnud, et see ei ole võimalik, et ma ei saanud üksinda nii palju hääli, et sisse saada. Et raudselt midagi peteti, need sedeliavad on nii suured, midagi on siin väga valesti, kas või see, kuidas seal valimised.ee lehel olid 2 tabelit sassi jäetud, asi neil siis muid numbreid sassi jääda, on ju. Mina võtan seda osa rahuga. Ma ei saa seda tõestada, ma ei hakka sellega sõdima, ma valin oma lahinguid, varem väga ei valinud, nüüd vaikselt nagu hakkan mõtlema. Ja siis ongi see tunne, et aga ma ei saa midagi teha. Ja kui inimesed tunnevad, et ma oleks pidanud väga palju rohkem hääli saama, siis ma tean päris mitut, kes on ka minumeelsed inimesed, nad ei läinud valima, lihtsalt ei viitsinud. Ja ma kujutan ette, et neid võibki väga palju olla, kes on muidu, et tubli oled, Kertu. No ma ei tea, minna sinna ja siis teised vaatavad, kuidas ma valin ja nagu ma oleks mingi naiivne, kes usub, et sellest midagi muutub. Ja ma lihtsalt ei lähe siis. Ja tõesti, siis oodata, et midagi muutuks. Kuigi jah, see, et mina saan volikokku, kas see suurelt midagi muudab. Ma lihtsalt olengi siis kivi maratoni jooks ja jalanõus, et ei tule nii head tulemust nende globalismus tellimuste juures. Midagi ikka, aga inimesed tahavad kuidagi, et muinasjutuline lõpp. Oli kuri paha nõid, tegi seda 3, tuli prints ja nüüd on kõik korras. Lihtsalt nipsust. Kui seda sigaduse värki siin on aastakümneid jooksutatud, et ta toimiks täpselt nii, nagu täna toimib, kõik see noorte ajupesu, see sooideoloogia, eutanaasia normaliseerimine, et paha tujuga võib ka vast eutanaasiat saada teha, mis sa kannatad inimene. Ja teate, kui inimlikust kannatusest tehakse ka midagi, mis on nagu nii võimatu ja halb, lõpetame su vaevad piinad eutanaasiaga, siis me oleme jõudnud kuskile väga ebainimlikku kohta, sest natuke kannatust elus kasvamise osa on natuke kannatust, sest see on see, mis paneb meid teistmoodi toimima. Sünnita laps ilma kannatuseta, kannad seda raskust, on ju, mingid kohad valutavad. Sünnitus ise on ju, ka nagu kannatus. Muidugi siin on inimesed öelnud, et kui on olemas keisrilõike võimalus, milleks siis üldse vaeva näha, on ju. Mina ütlen, et minu elus on olnud 4 kõige nagu erilisemat hetke, mida ei ületa mingi valimiste võit, mis siin 4 aastat tagasi oli, mida ei ületa, ma ei tea, mis siin on, koduost, mingid sellised suured sündmused elus, armumistunne, need ei jõua ligi lähedalegi sellele tundele, kui sa annad elu ja see elu sulle silma sisse vaatab. Ja siis mõtled, kannatus, valu, vaev, see kahvatub selle kõige kõrval ja elus ka kannatus, et kui seal on nagu tasakaaluks mingi, ma ei tea, pead õppima eksamitel, et saada see hea hinne, kannatad, pingutad, selle hinde ja see korvab selle eelneva. Ja siis, kui siin öeldi, et pole kõrgharidust, siis ma mõtlesin, et okei, et nüüd on mul 4 aastat natuke aega, äkki läheks ülikooli siis. Ja siis ma olen seal kohas juba varem olnud omadega, mida ma õpin seal. Mul ema käib ülikoolis, ta on rääkinud, mis seal toimub. Mida ma lähen sinna õppima, kui praegu, tänasel päeval, see ei ole see, mis inimesi tõstaks. Jah, see tõstab aga kuskile raami sisse. Ja ma ei taha seal olla, ma ei ole see inimene. Pigem ma kuulan huvitavaid, inspireerivaid saateid. Ma loen õhtuti raamatut, kas või mõned lehed, et need lehed hakkaksid minu sees elama. Ja ma tunnen, et ma saan sellega rohkem kui see, et ma lähen kuskile, kus mind pannakse mingi raami sisse ennast nüristama, sest juba siis, kui ma esimene tiir ülikooli läksin, juba siis oli see tunne, et ma mandun. Ma lihtsalt mandun. Vot. Ja mis nendes rasketes hetkedes, tahtsid võita, on ju. Väga oli selline tunne, et ja nüüd ma annan endast kõik, aga ma ei lähe endast mööda, ma ei müü ennast maha, ma ei tee asju, mida ma hiljem kahetseks. Ja ma andsin endast. Ja ma ei võitnud. Ja kuidas ma tulen nendest olukordadest läbi on see, et kui on need hetked, kus on nagu väga hästi läinud, siis ma hingan enda sisse need ja ma tunnen, et nad kuskile salvestuvad siis tugevamalt. Ja siis praegu oli ka see, et kui ma olen ju need väga head hetked ja need võiduhetked endasse hinganud, ma siis lihtsalt hingan ennast sinna kohta, et Kertuga elus ongi nii, et on ka võidud. Ja et on võidud, aga on ka kaotused. Ja siis ma lihtsalt mõtlesin nendele hetkedele, kus ma olen võitnud ja ma tean, et elus tuleb ka neid võiduhetki, aga hetkel mul tuleb võita sellest nii-öelda kaotusest. Nii on lihtsalt. Ja nii ongi küll juba päris palju. Natuke tervisest saate lõppu.
aastal 2024 sündis 9646 last, vähk diagnoositi 9843 inimesel, ehk siis peaaegu 200 inimest rohkem kui sündis, sai vähidiagnoosi. Ja nüüd küsime endalt, kas süüdi on libameditsiin, see kole paha libameditsiin? Sest näiteks see Luule Vilma raamat, ma arvan, et selle peale ka öeldaks libameditsiin, mis emotsioonid, mis mõttemustrid, mis asja emotsioonidest jääb haigeks, lollus. See on selle tolle 3. pärast vaktsineeri ja siis sa ei saa seda toda haigust, isegi vähi vastu saab juba vaktsineerida. Aga kuskil on mingi väga suur lünk ja mina ütlen, võtke vastutus ise oma elu eest. Ärge lootke, et järgmised valimised läheks midagi paremini. Kaotame e-valimised ära ja siis õiglaste valimistega küll siis elu õitseb. Sigutikud on igal juhul kõik variandid läbi mõelnud, et sellist täielikku usaldust valitsuse omavalitsuse suhtes teil ei saa mitte kunagi olla. Kujutage ette, et praegu oleks valimised võitnud päriselt inimestest seisjad. Meil on seal kõrval varivalitsused, kes ajavad oma agendat, sooideoloogia, mingi paneelide teema, elektriautode laadimispunktid, haridus, mis pole isegi haridus, vaid on lihtsalt mingi selline suuname noored ekraanidesse. Oled maru kodeerija. Ja siis on see noor seal arvutis, teeb mingit arvuti asja ja pöördub elust. Ja me arvame, et kuna me oleme nii palju ekraanides ja ekraanis on ju terve maailm, võtta telefon ette, sa saad terve maailma, sa saad isegi Louvre'is käia ekraani vahendusel. Aga kuni sa ei ole seda oma silmaga näinud, sa ei ole viibinud selles energias, mis selles hetkes on. Näiteks, mängid arvutimängu, lased kellegi maha, astud laibast üle. Aga päriselus, kui sa juhtud sattuma olukorda, kus isegi sina ei ole inimest ära tapnud, aga see tapmise õhustik on, sa tunned seda hoopis teistmoodi kui seal ekraanis, aga sina arvad, et ma olen siin ja nüüd ma hakkan droone tootma siin arvuti taga, sest et see on ju õige, et me tapame mingid inimesed ära selle nimel, et saavutada rahu. Aga kui sa ei ole päris elus olnud selles olukorras, siis sa isegi ei saa aru, mille heaks sa töötad. Ja mingil hetkel see kõik jõuab ringiga sinuni tagasi. Ja täna ma isegi mõtlesin, kui ma tundsin, et ja need samad sigutikud istuvad seal eesotsas edasi ja see on nii kuramuse ebaõiglane. Siis ma mõtlesin, nad kaevavad enda augu veel sügavamaks. Ja nad kahjustavad sellega linnaelanike huve, aga see auk, kuhu nad lõpuks kukuvad, et kui ma muretsen selle pärast, et nad kuidagi väga puhtalt pääsevad, siis ma ei pea siin silmas kohtusüsteemi, meie kohtusüsteemi üles välja natuke viltu. Ja kui sa lähed siis välismaale seda õiglust saama, me oleme nii magustoonar riik, sest meil on eesotsas siuke korrumpeerunud ja odavalt müüdav kaader, siis, või odavalt ostetav kaader, kes siis meid vahendab, siis mõtledki, et pagan, päris nässus värk on. Ja mu saate mõte ei ole see, et teate, ma olen nii tark, mina tean, kui perses kõik on. Vaid mu mõte on see, et on, mis on. Me oleme üle elanud ka raskemaid aegu. Jah, meid pigistatakse vaesusesse. Ja mingi hetk ma jõudsin ka sellesse võrdlusesse, et kui vanasti oli lapsele tekikest vaja, võeti kangatükk, lõigati vajalik suurus, trageldati ääred ära. Tänane ema läheb ostab selle 20 € musliinkanga tüki, mis on kenasti ära tehtud juba. Ja siis me kirume, kuidas nii raske ja halb on. Ei, me ei sünnita, sest majandus. Tänane elu on nii mugavaks tehtud. Tänased emad ei istu kuskil poti taga, ei keeda mähkmeid läbi. Ja tänasel päeval on teised raskused. Sa ei saa seda koolisüsteemi nii pimesi usaldada, sest lapsed viiakse näiteks, mis oli 3., 6., 9. klass vist või. Lapsed viidi muuseumi, kus siis neile õpetati mingit lesbinduse värki. Ma ei tea, kas 3. klassi omad päris seda materjali said. Aga ühesõnaga, sa pead nii valvel olema. Ja sellepärast mu lapsed käivadki erakoolides, et siis ma vähemalt tean, et ma maksan, aga kui palju lõpuks läheb maksma see, kui su laps on tuksi keeratud selle sama ajupesuga, kus nende identiteedi kõige haavatavamal hetkel neid kasutatakse ära, et nad ära kohitseda ja siis mine ellu sellise kogemuse pinnalt. Igastahes praegune aeg nagu aeg ikka. Inimkond on läbi käinud igasugu keerulistest aegadest. Meil tuleb märgata ka seda, mis on hästi.
meie ümber märgata neid inimesi, kes on hästi, sest nende kontaktidega, mis siin olid turu peal ja Kagukeskuses, kui ma inimestega suhtlesin, ülisoojaid, ägedaid inimesi oli niimoodi, et ma läksin õhtul koju ja ma siuke, et üliäge, on eestlasi. Meil on neid inimesi, meil on seda kvaliteeti, kelle pinnalt ma tunnen, et me oleme väärt ja meil on võime edasi kesta. Ja see on kuidagi kandev, et olgu, mis on. Ja sellised nagu ohtlikke trende ometigi on ja miks ma ikkagi neid saateid teen, ongi selleks, et te märkaksite seoseid ja neid seoseid ei pea isegi palehigis otsima, need lihtsalt on nii ilmselged ja natuke vandenõuteoreetika aju peab ka olema, et neid läbi näha, sest et mõni asi on lihtsalt nii ilusti ära pakendatud, et sa pead olema siuke, mis siin taga tegelikult on, no kas või see suitsiidi business. Et siin Kanadas on juba juhtum, kus inimene, kes pahatuju haigus, depressioon, mis tegelikult tähendab seda, et inimene ei ela oma ette nähtud eluteed, vaid ta läheb kuskil niimoodi lihtsamat teed, ei taha võtta seda elus natuke, kuidas ma ütlen, väljakutseid vastu, et siis saada seda eduelamust, vaid et kiired naudingud ja siis sa jõud oma tegelikult depressiooni ja siis oli ta suitsiidiga aidatud sellest vaevast lahti ja tema organid läksid organiärisse. Ja ma kahtlustan, et kui meil siin on ka see eelarve juba nii lõhki prassitud, et lihtsalt ei ole raha isegi puhtalt vähihaige, sa ei pea olla mingi harvikhaigus. Sul võib isegi olla vähidiagnoos niimoodi, et sinu ravikulusid ei kaeta. Ja võidaksegi pakkuda, et suitsiidi, mitte abistatud suitsiid siis, mis on nagu täitsa aus värk. Praegu ma tegin lihtsalt nõmedat nalja, see ei ole aus värk. See on üks väga-väga alatu ja must värk. Mina ütlen, et see hing rahusse ei jõua, kes läheb seda teed ja teie hinged, kes te kaalute sellist lahendust, ilmselt karjuvad teie sees, aga kuna te olete nii ära summutatud ja ajupestast ei pruugi seda tunda, tähele panna ja kuna meil on siin näiteks eesotsas minister, kes siin oli üks pealkiri, et minister saab õiguse otsustada üksi elava pensionäri toetuse suuruse. Ja minus läksid häirekellad tööle, et oi, me oleme jõudnud kuskile väga-väga padrikusse omadega. Ja ega meil siin muud ei olegi, kui elus teha selliseid valikuid, et me ei oleks üksi. Üks variant selleks ongi lapsed. Ja kui ma olen öelnud, et paljud ei saa lapsi, sest hirm, ka laste saamine hirmust üksi jääda ei ole õige, sest see tuleb hirmu pinnalt. Et mina ütlen, kui inimene elab hirmuta, siis ta ei karda seda, mida toovad kaasa lapsed. Kõik see programmeering, see, et sa oled nagu ettevaatlik või kuidagi mõtled mingeid asju läbi, see on normaalne. Aga lihtsalt selle hirmu pärast, et sünnitus on valus ja kole või äkki ma jään üksikemaks. Sa võid üksikemaks jääda miljonil eri moel. On kindel hea suhe, mehega juhtub midagi, mis iganes, armub kuskile mujale küla peale ära, aga seda tuleb ette, lugege kroonikat, pea kõigil tuleb ette ja nii edasi. Et elage nii, et hirmud ei teeks teie eest otsuseid. Ja siis te ei jõua sellesse kohta, kus te näete suitsiidis lahendust või et keegi minister peab teie elu üle otsustama hakkama. Nii et sääne sai siis tämpäne saada. Aituma kullamast ja järgmitse kõrrani. Järgmitsen saaten ma püüa rohkem põro keelen kõnelda, sest ma tiia, et on minemisigi ja just taad ossa väega uutvam. Tämppä sai sõs nii pitenda saada ja ma looda, et siin oli midagi, mis avitas teiltä ulli hullu üle elä ja taiko oli midagi erilist. Inimkond ma tunne, et me peamegi läbi käymä mäntsegi kotuse, kun me lövvämi esihindasi seesta jõu ja vaimu, mida meid kand. Sest kui sa lähed väega mugava elu peale, siis sa ei saaki arvu, et koskil on määnegi vaim, mis sind juhatas elon ja avitas õige kotuse pääle, kui sa lased tal juhata. Nii et usaldage ellu ja eläge. Aituma kullamast ja järgmitse kõrrani. Saade on salvestatud 2025. aastal.